39. aastal, kui ma tulin linna, olid ju baasid sees. Ma nagu veel ei taipanud nagu mitte midagi. Nagu oli kõik edasi ja keegi rääkis midagi, ma ei pannud seda tähelegi. Aga siis, kui juba tulid väed üle kevad ja siis hakkas juba hirm, siis oli juba nii palju hirmu, et ei teanud enam, kus minna ja ma ütlesin, et ma siis nutsin, et see oli midagi hullu ja ma olin veel siis rase ja eks see laps sai ka seda nutust kasu. Ma nii nutsin, et ja mehed olid siis, kes metsas, kes Saksa sõjaväes, kus kõik olid laiali ja see oli niisugune hirmus aeg ja niisugune hirmu tunne oli, et ma seda ei elaks vist enam üle, aga siis sai üle elatud ka, kus sa hingega ära kannad ja see oli kõige hirmsam aeg, see 40 sügis. No ja 41. siis oli juba küüditamine hakkas peale ja siis läks lahti, hirm oli ükskord jooksin, laps oli süles rukkisse, Villis sõitis õue. Noh, juba teadsime, et küüditakse ja võtsin ja läksin tagatoa aknast välja, laps üle jooksin rukkisse ja Villis tuli, et ei teanud ju, millal tullakse ja kus viiakse. Ja kui Saksa väed tulid, Saksa sõda oli, me olime siis ööaidas ja kui need pommid, siis neid sinna pommitasid sinna metsa, kus nad läksid kaugelaske kauritega lasti. Sarapnellid, ma käisin lehmad siit ketiga teisi kohta panemas, sarapnellid õhus lõhkesid ja Mall oli siis poole aastane, Mall lõmmas oma pea niimoodi vankris, kui mürtsud käisid, siis oli õudne aeg. Aga sakslased tulid meile, kui nad siis olid juba sinna ära tummitanud, tulid siis sinna tallu sisse, siis me tõime veel oma piima, võtsime kaevust välja, siis tõime naabritalu piima ja nad siis seal tuli söögikatel ja isa ütles, et küsi tema nende suppi, ma käisin Skipmi Raften küsimas suppi. Isa tahtis sõduri suppi proovida ja siis võtsid Malle sülle, kallistasid ja näitas oma printsakutastust, kus need lapsed kodus ja proua seal kübaras ja need olid inimesed. Läksime endi kodu jäi siis üksinda, meil ei olnud nii kivimüüri, kartsime seal teine päev, sinna nad olid meilt toonud keldrist välja koorelämb, meil meieris enam viidi küll, aga saime tagasi kohe, kuskile viia ei saanud, me läks ja kõik importi või ja kõik liha ja kõik läks, aga siis ei saanud enam kuskile viia, siis anti tagasi, tehti küll, aga anti tagasi, tõivad kõik või ja koore välja ja jahu ja olid kooki, küpsetasid kooke meil seal ja siis sõdurid olid niimoodi kaevu ümber kõik, kus suured tünnid täis seal pesivad, lõhna seep ja valges särkis sõdurid, need olid kui inimesed, aga teised läksid. Miks te kartsite venelasi? Ma ei tea ise ka. Mul oli hirm nende, aga meil oli, nüüd ma ei räägi enam, oli niisugune, seda ei ütle vist, jätan ütlema. Ütelge. Meil oli niisugune laul, et meie maast ida pool asub punane riik, millest astuda üle ei tohi, kus juutide võim talu politrukt ja sõim elu inimõilused tallataks maha. Venelast tulid sisse 45. sügise septembris. Me olime ööst metsas. Sest me ei teadnud ju jälle, et kas tuleb sõda, see sõda oli alles meil meeles ja läksime metsa magama ja siis tulime ilus hommikune päev oli juba ja siis oli, aga kui ei olnud, siis ei olnud meil sõda ega mitte midagi, meil oli rahu, ega sakslased ei olnud nii rumalad, nad ei tulnud ju metsa, nad läksid ikka kõik sealt teed pidi ja kusik teed ja sõidutavad kohad olid ja siis meil ei olnud nendega, nagu rahu oli ja vaikus oli, ega hirm oli muidugi juba, siis teadsime, et nüüd on see asi pööranud, et sakslased juba taganesid ja see kõmas ikka läbi, käisid kuskil, ikka kuulsid juba koosolekutel ja käimistel ja käisime üks ühendusega läbi ja kes kuskilt tuli kaugemalt, need rääkisid juba, kuidas see vahetus on ja eks siis oli see hirm ja algaski siis küüditamine ja meil siis 40, aga siis olid mehed ja minu kaaslane, tema oli
Saksa sõjaväest oli see pataljoni, siis pärast olid metsas ja no nii mõned olid kõik, kes Kaitseliidus olid ja kõik, need ju viidi ära kohe 44. aasta sügise viidi meil ühe Kaitseliidu ülem kohe ära, nagu need ennast sisse tulid. Aga siis viidi meie külast, aga järgmine aasta 45. aastal siis viidi ju me küla poolelt tühjaks neist või mehed kõik ära. Kõik nooremad mehed, kes olid need läksid siis kõik vangi. Ja nüüd pärast, kui hakkas kehtima uuesti Nõukogude võim, siis mis meeleolud teil siis olid? Siis oli hoopis puhtul. See polnud ju enam. See polnud ju aeg, sa ei tohtinud istu, sa ei tohtinud astu. Sa ei tohtinud siia minna, sa ei tohtinud sinna minna. Ja poes ei olnud ju mitte midagi, nüüd räägivad, ega ei olnudki väga hull. No muidugi ei olnud, meil oli maal suvile ja saime seal siis naabritalud, ise kasvatasin kõik porgandid ja peedid ja kartulid ja kõik kasvatasime ja sai seal kõiki tehtud ja peetud isegi meest tõi sea ja pidas suve läbi siga ja saime tapsime ja sai siis Kiiruist sain, meil on sugulane oli Kiirus raamatupidamisest, tema seal Kiiru poest saime osta, sai toitu. Aga muidu läksid rakke tühi lett, ei mitte midagi. Aga mul tulid Põltsamalt sugulased, et vahest 15 oli ikka iga laupäev pühapäev, aga muidu vahest oli 30 inimest, kõik tahavad ju ka midagi süüa, mida olime seal, lapsed olid ja mul õe lapsed ja lapselapsed olid seal puhkamas puu aega. Ma ütlesin, et jumal, meil mitte midagi ei olnud, munad said ka otsa. Saimes ütleb veel, et kas siis seda, kas muna ka ju, ma ütlesin, et ei ole, teile käisime rakkes, ei olnud seal ühtegi muna, ei olnud seal koerus ühtegi ja ei vorsti, ei liha, ei mitte midagi. No aga meil oli konservi tehtud, õnneks oli ja või oli pandud purgiga keldrisse ja niimoodi see ette varutud. Aga mis seal siis oli, mitte midagi, ainult seakamar ja peaajud. No, letid olid ju nii tühjad, et seal ei olnud mitte miskit, see oli ikka õudsusaeg aga ega sellepärast ma ütlen, niimoodi sai see tehtud, konservi sai siis ette tehtud valmis kõik ja sai kuidagi ära elatud, aga naabernaine ütles, et tema vend elas seal kõrvalkülas, mine, nemad peavad kanud, mine sinna, saime 50 muna sealt, saab jälle midagi. See oli ju niisugune õudsusaeg, et ma ei oska hullemat õudsusaega mõeldagi.